No tere jälle siis. Mis me selles osas teeme? Hakkame uut ratast tegema, sest et on vaja. Mul on praegu DTM siin tõstukil, siis DTM-il ma võtan paagi maha, võtan karpad maha, puhastame karpad ära, sest et ta enam eelmine või üle-eelmine hooaeg, ma ei mäleta millal, ei jäänud pärast talve käima, et jah, ta põhimõtteliselt tühikäiku enam polnud. Tühikäigu reguleerima midagi juurde enam ei andnud. Ma alustan kõige kergemast, mida on nagunii siin vaja teha, ma ei tea, millal see tehtud on karpa puhastamine. Ja akut on siia uut vaja, sest aku on täiesti kotis. Ma küll proovin teda laadida, aga ma arvan, et ma vaatan üldse, mis voldid tal on siin. Et ma arvan, et see aku on omadega läbi. Et see on siis kõige kergem töö. Ma olen siin amordid juba varasemalt ära hooldanud ja ma isegi ei tea, mis ma siin veel teinud olen, ma ei mäleta. Küünlad olen ära vahetanud. Ma ei mäleta, kas siin on nüüd 1 või 2 küünalt. 2 küünalt on siin, need on vahetatud. Põhimõtteliselt vedelikud asjad on vahetatud, õlid. Ja ongi hea. Aga jah, aku on siin läbi. Aku on eriti lollis kohas siin paagi all, et siin ei saa seda normaalselt kätte ka, et nagu nii on õnneks vaja paak maha võtta ja siis karpad kätte. Ja vaatame, mis siin all välja tuleb. Minu meelest on õhufilter mul siin vahetatud. Ma ei mäleta, ma tegin seda suht ammu. Et nüüd saab siin asjad üle vaadata, mis siin teha kõik vaja on. Ja siis hästi, siis saab kas selle, no ma panen selle ka müüki kindlasti. Panen kõik rattad algul müüki, vaatan, mis ära läheb, mis ära ei lähe. Ja siis lõpuks otsustan, mis ma sinna Hispaanias kaasa võtan, kas ma ostan midagi uut sinna kaasa või võtan DTM-i kaasa. Et see on, tahaks midagi kergemat saada, millega oleks mugava maastikul sõita, aga eks näis, kuidas siin asjadega läheb. Vot, aga rohkem juttu ei ole. Hakkame siin sellega tööle ja siis vaikselt vaatame. I'm in the whip with authority, looking like Skybri, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's. And the deserve it, put in work for the money she earn it. Give me top every night lip service, now I gotta block these, she worth it. I'm out in Abu Dhabi, with a bad look like Skybri, ooh. Right beside me, in a phantom off that body, yeah, Abu Dhabi. Siin oli korralik kütuselekke, no see on täiesti räme, siin ma aisen, terve tuba aiseb, ma ei julgenud siin akut laadima panna, ma viisin aku tuppa laadima, sest ma kardan, et siin teeb varsti paukuse, ma ei tea, ma olen siin normaalselt aurude all ka varsti. Terve tuba aiseb lihtsalt, terve põrand oli siin kütust täis ja kõik kohad, sest et see on väga hea süsteem, kuidas siis välja tuleb. Kütusekraan, no okei, tegelikult asi on sellest, et ei ole tööriista. Ma ei võtnud omale lukustavaid tange kaasa, ma oleks saanud siit kütusevoolikut kinni panna ja kõik oleks normaalselt lahendada saanud. Nii et ärme süüdista ratast, süüdistame puuduvaid tööriistu. Jah, igatahes paak on siin, maast on, enam ei leki ja siin, see hakkas lekkima, see koht siin ja siis ma vaatasin, et siin polnud isegi tihendit pole vahel. Kus ta on, see värk, see siuke julla siin. Ma arvan, sinna peaks tihend ka käima siia pessa, mis siin on. Siin on väike siuke soon olemas. Sinna võiks nagu tihend käia. Ma ei tea, kuidas ta siiamaani lekkinud pole. Aga ma ei tea, ma igaks juks vaatan üle seal varuosa programmist ka, kas siia läheb tihend või ei lähe. Aga jah, kraan on siuke. Siia läheb 3 voljat külge siis korralikult. Ja ratas on siin nüüd. Mis ma siin avastasin? Kui ma võtsin nüüd, alustame akust siis esimesena. Akul oli 7 volti sees isegi. Ma arvan, et ta on mul lihtsalt kogu aeg tühi olnud. Või noh, tal ei ole piisavalt volti sees olnud. Las ta laeb praegu, vaata, mis saab. Et äkki on ikka korras aku. Lihtsalt ta on mul nii palju tühi olnud. Ta ei ole läbi külmunud siin talvega. Võib-olla saab ellu, sest et jah, miks mitte. Ja siis võtsin õhufiltri kopsiku maha. Õhufiltri ma olen kunagi ära vahetanud. Õhufiltrit on kerge vahetada, põhimõtteliselt ega siin ei olegi 3 kruvi lahti ja tuleb see gaas pealt ja sees on see filter. Mul on vana filter isegi, ma jätsin alles, sest see oli väga heas korras. Siin on mu vana DTM 853 VD, vana filter, põhimõtteliselt tutikas. Aga kuna ma sain uue tellitud ennem kunagi, siis ma panin uue külge ja jäi vanas ja
oma aega ootama. Igatahes jah, see on siis korras. Aga siin all, kui ma tegin seda lahti, see oli täiesti lahtine ka. Mõlemad need niimoodi liikusid. Ta peaks siin pesas olema, selle lükkasin nüüd paika. Nüüd ta on ilusti pesas. See oli siit. See põhimõtteliselt, oota, kumb see vahe. Selle vahe peab minema siis. Siis ja sisse. Et võib-olla sai liiga palju lisaõhku. Aga miks ta niimoodi lahti on tulnud, seda ma küll ei tea. Huvitav. See võib olla sellest, kui ma nüüd mõtlema hakkan, kas see võib olla, kui see kopsik nüüd siin peal on, siis põhimõtteliselt ta käib siit peale. Äkki, ma ei usu, et ma nii hullult seda väntsutas, sest ma panin seda laadima niimoodi, et või boostrit see peale siit vahelt. Aga ma ei olnud nagu isegi ligidal, et seda ise üles lükata nii palju, et ta lahti tuleks. Ma ei tea. Mingi anomaalia on. Miks ta lamp ei tööta? No üks võimalus on see, et lihtsalt karpad on umbes, kuidas need üldse liiguvad. Need liiguvad hästi siin. Et jah, ma praegu mõtlengi võib-olla seda, et ma lasen siin kütusaurud välja veits. Panen need ilusti kinni tagasi ja paneme tööle. Et vaatame, mis muutub. Selles mõttes, et jah, siin kõik kütust. Ma äkki saan siit otse kütuse peale anda ja siin sees tööle panna. Kui mul on mingi üleminek sinna, või tegelikult saab midagi mõelda. Põhimõtteliselt võiks proovida tööle panna seda niimoodi, et kui ma teen need korda ja loodetavasti on ainult selles viga, siis ma ei hakka isegi karpat lahti kiskuma. Niisama ma ei viitsi ta lahti kiskuda, kui pole viga seal. Vot nii, aga praegu teemegi nii. Ma panen selle lihtsalt surun siia tagasi külge. Õhufilter peale tagasi kopsik. Ja las aku laeb veits. Ja ma nii kaua mõtlen välja lahenduse, kuidas siit otse kütet peale anda. Teeme nii. Ja ega see toruteip ka siin normaalne pole. Selles mõttes, et ennem kui ma selle külge panen, siis mainiks ära. Siin on keegi midagi tuuninud siia toruteibiga. Ju ta ei võta piisavalt hästi siis kinni või ma ei tea, eks ma vaatan, kuidas ta jääb see külge. Ma õlitan selle ära, et ta läheks paremini peale siia ja siis vaatame, kas ta jääb see külge või ta jää see külge. Kas siin on siis valed klambrid pandud või mis siin tehtud on, seda ma ei tea, aga vaatame jooksvalt, et jah, panen külge ja ma ei filmi seda, et vaatame siin, panen selle külge ja mõtlen vaikselt, kuidas ma siit kütuse otse peale saaksin. Kus mul see kütuse see on? Seal ripub. Sealt võiks väikse kütuse voolama saada. Ja paneme tööle. Mis siin nüüd tehtud sai siis? Paak on tagasi peal. Proovisin ka sellega. See on seal aia ääres. Ripub. Sest see lekib rämedalt. Täiesti mõttetu hiinajunn on see. Mis veel? Siis jah. Panin paagi peale tagasi. Ja nüüd jääbki siia. Panin selle peale tagasi õhufiltri kopsiku. Ratas töötab. Läheb käima. Värgid, särgid. Aga tühi käik pole kõige parem. Sest tühi käigu see murdus ära. Väga hea. Nii et ma pean ikka vist karpa maha kiskuma, et seda parandada, sest et see on seal otsas, see läikiv see. No ei, igatahes ma ei saa seda nüüd fokusseerida. No see jublakas ta ei fokusseeri ära jah kahjuks, aga see on seal see siis. Fokusseeri. Jep, näod seal. Paistis korra. Mul on vaja hakata mõtlema, mida ma teen sellega. Sain sellega pidama. Panin põhimõtteliselt see jublakas, mis siin selle kütusekraani küljes oli, seda nüüd näha ei ole. See on niimoodi, et ta vist keerabki kuidagi sisse nurga all. Aga ta oli vilt või kõver natukene, siin 2 erinevad poldid, võib-olla on kunagi üks polt valesti pandud. Ja nüüd, kui ma näppisin seda, siis ta läks paigast ära. Ma panin natukene seda kahekomponentset metalliliimi sellega kinni ja jäi väga hästi. Sutsu lihtsalt, et läks pidama. Ta käis sinna keerates, et tal oli see ei olnud see tihendi keer seal, vaid see oligi see, kuhu
et ta vist keeraks natuke end pessa kuidagi, ma ei tea, tundub ebaloogiline, aga netist ma ei leia, et seda eraldi pakutakse üldsegi, et tulebki kõik korraga, siuke tükk, noh, kütusekraan. Ja siis jah, saigi praegu sellega vist selle lisaõhu teemaga korda, et siit sai nii palju lisaõhku ja ta ei jäänud käima normaalselt. Ja noh, lõpus ei tahtnud enam üldse käia. Aga nüüd ongi see, et mida ma teen sellega. Ma vahepeal lülitasin sidurid ära siin, sest et kui aku laadis ja siis ma panin selle gaasitrossi vabakäigu või gaasirutska vabakäigu paika ja siis ma otsisin akusid, sest see, mis siin peal oli, see ei jõudnud piisavalt laadida. Siis ma tõin siia algul võtsin ühe Horneti aku, see on vaja laadijam panna. Siis tõin teise Horneti aku, see on nüüd okei. Ja jah, ma ei pane praegu ratast tööle, siis siin haiseb rõvedalt. Ma mõtlengi, kas ma võtan nüüd karpa maha, et saada siin see asi parandatud kuidagi. Ma veel ei tea, kuidas ma seda hakkan parandama, aga noh, siin ei ole muud lahendus, kui vist karpa maha võtta. Ma vaikselt vaatan, ma võtan selle siit. Ma sain selles ja täitsa kõvasti kinni ka nüüd. Et sain nende samade klambritega. Ma võtan jälle õhufiltri kopsiku pealt ja vaatame. Loodan parimat. Arvatavasti tuleb karpa maha. Aga noh, jah, teeme tööd. Ja ongi karpa laual. Ma ei filminud seda, sest et siin ei ole midagi selles mõttes näha. Kui ma siit karpat kuskilt vahelt välja võtan, ma võtsin 2 siit polti. Ma võtsin aku selle pesakaara, kus aku siis istub, aku korpus, et oleks rohkem ruumi. Ja siis siit ja siit polt lahti või noh, klambri polt siis ja sai juba kätte. Ennem kui üldse karpa maha tuli, siis ma avastasin, et siin on veel üks voolik lahti. Ja need voolikud mõlema sisse laskest tuleb, voolik läheb siia kolmikusse ja see kolmik läheb siin alla on siis, siin on kütusepump, et see on mingi, ma ei tea, mis ta siin teeb, vaakumit või midagi äkki. Igatahes kütusepumbale nad lähevad siin. Ja jälle üks siuke meeldiv õhuleke siis. Jah, siin on kõik. Ja nüüd on siis, võtsin siit selle või selle tühikäigu poldi küljest ära, mis iganes, kuidas kutsuda. Ja siit on näha, et ta on ära murdnud siis. Läks katki. Ja siin on siis teine ots. Ma teen ka Eesti sinna TDM-i gruppi postituse kiirelt, et äkki kellelgi on juhuslikult karpat lammutada ja siis saab selle sealt. Aga samal ajal ma hakkan juba ehitama. Ma proovin niimoodi, et ma äkki puurin selle siit välja või mingi augu ja siis ma äkki saan selle siia sisse surada ja siis ma arvan, keevitan ta siia otsa. Kui palju seda siin keevitada annab, aga äkki 2 punkti kas või peale saab, siis juba hoiab. Et siuke plaan on hetkel, kui see ei tööta, siis on järgmised plaanid, mida mul ei ole hetkel, siis vaatame edasi. Vot, et noh, siuksed tagasilöögid, samas kas on, sest et karpat ma nüüd lammutama ei pea, mis on natukene parem. Et leidsin vea üles loodetavasti. Hetkel tundub, et töötas jumala hästi ja niimoodi, aga ta ei toorega siin töötas, aga tahaks tühikäiku ka regullida. Aga jäi tööle ilusti. Ennem oli niimoodi, et ikka paukus ja turtsus. Nüüd ilusti hoidis pööret siin toorega ja jah, et põhimõtteliselt loodame, et nii kerge ongi. Pea must ei ole, väga hea, kena, aga ma teen edasi. Hetke plaan on selline, et puurisin siia augu sisse keskele ja siis paneks selle siit sisse plaksti ja siis paneks punktid peale ja loodame, et see töötab. Võiks töötada, kui ei tööta, siis teoorias ma saan siia panna äkki ka mutri peale. Näiteks paneb mutri siia niimoodi otsa, natukene sügavale, puurib siit läbi, paneb siia peale. Siis on alati ka mutriga võimalik seda kuidagi kruttida äkki. Ma ei tea, kas siit, no ega vahelt siit, ega siit tegelikult ei ole midagi kruttida. No igatahes, siis on, kui see ei tööta, siis saab mutri panna peale, et saaks rohkem keevitada. Rohkem seda kinni keevitada siia siis, seda trossi. Aga praegu, ma ei tea, proovime ära, vaatame, mis saab. Ja keevitatud ongi. Oba, siin juba asjad lendad ära, panin viits kokku. Aga jah, ilus ei ole, aga loodetavasti funktsionaalne. Väga hea siin siukest asja väikest, seda ei ole keevitada. Lasin viits õliga peale. Ma tõmban nüüd selle plastiku või selle
rüüsi ja peale tagasi ja siis panen kokku ja ma arvan, lasen siia keermele seda mingit vasemääret või midagi ka, et ta liiguks ja jääks liikuma normaalselt. Aga praegu ma tegin küll postituse ära, et pole keegi pakkunud siin selle 10 minuti jooksul. Loogiline ka, et vaevalt siukest asja saab, aga kui saab, siis normaalse hinnaga ma arvan, võtan ikka ära, et lasta jääb siis kas või varuks. Vot nii, aga praegu ei olegi muud, kui panen siia külge tagasi, viskan karpa peale ja jah, käsitsi pidin selle ära viilima, sest et aku sai tühjaks relakal. Natuke käsitööd ka, õnneks viil on hea terav, et ei olnud hullu teha. Vot nii, aga täitsa viisakas. No viisakas mitte, aga täitsa töötav. Hetkel ei ole katki läinud. Siin natuke näpsidega proovisin painutada, aga hoiab. Vot, kokku tagasi. Ja ratas töötab. Põhimõtteliselt mul väga see toore trossi süsteem ikkagi siin, või tähendab tühikäigu tross väga ei tööta. Siin vist näha ei ole, kaamera väike paistab peale siin ekraanil. Igatahes jah, toore tross tõmbab end natukene krussi või see tühikäigu tross ja siis ta ei taha tühikäiku regullida. Praegu on ta täpselt siukses asendis, kus natuke saab edasi-tagasi keerata ja sellest on piisav. Pöörded on siin praegu mingi, ütleme 1100, 1200 äkki midagi sellist. No 1100 pigem. Tundub suht kõrge pööre ikkagi. Et ma siin vaikselt saan timmida teda veel allapoole ja juurde keerata. Et praegu on siin kidekas asend. Mul on teine aku peal. Ma proovin nüüd seda akut, mis siin peal oli, ma natuke panin seal laadjal selle repeeri peale, et ta parandaks seda, äkki saab tööle. Aga no ratas praegu on see, et põhimõtteliselt võib kokku panna aku peale ja nüüd on korras. Ilma tooretada siin töötab praegu, tooret peal õle ja läheb pöördesse ilusti. Ta on mul siin nüüd juba normaalsesse töötemperatuuri ka saanud, et no nüüd ongi pööre on juba siin suts alla 1000, kui ma õigesti näitan. Mina näen, et on alla, no suts jah, mingi 980, midagi 9000 vahel. Vot, aga korras. Väga hea, paneme kokku tagasi vana aku peale ja vaatame, mis saab. Ja rattas jälle toas. Põhimõtteliselt, ega ma veel teda kokku ei laagi, sest et ma vaatasin, ma ei ole siin piduri edelik ahetanud. Taga on päris kole. Ja no mingit jama on ka põhjas, ega väga palju siin sees ka pole. Ja ma arvan, et ega ees ka ilusam pole, et teebki kohe piduri vedelikud ka ära. Ja lasin õues veel nii kuumaks käia, et temperatuur läks siis üle normi nii kaua, kui hakkas ventikas tööle ja ventikas ilusti töötab. Et sellega on ka hästi siis. Enamus asju siin ikkagi tundub, et töötab ja kõik on korras. Ja jah, ta töötab ilusti nüüd, väga hästi töötab. Ei ole siin mingit paukumist ja turtsumist ja töötab nagu peab. Aga teeb piduri vedelikud ära ja põhimõtteliselt võib kokku laduda, vaatab, mis sellest akust saab ja ega siis rohkem ei olegi. Siis võib-olla teeb mingi väikse tiiru kunagi. Või kindlasti teeb, aga ma arvan, enne ma ajan ta välja ära lihtsalt, ma ei viitsi tiirule minna, siis mul tulevad kohe teised rattad sisse järgmiseks ja siis saab tööga jätkata. Aga jah, praegu teeb piduri vedelikud ära. Right beside me in the phantom off that Abu Dhabi with a bad bitch look like Scotty. Right beside me in the phantom off that Shorty a dancer with her OnlyFans got her bands up. She independent, got a land truck, don't need no man, but I'll man up for that. Ooh, put it on camera. She a freak, nothing I can't handle. When I'm pulling up in that phantom, I got a wetter than Niagara. To my dog, I'm with the leash. Ain't no one holding me back, I'm a beast. Teeme siin nüüd väikse jutu ka, et alustasin esimeste pidurite õhutamist mõlemalt poolt ja kui siia panin selle klapiga selle otsa, et läbi pumbata vana vedelik juus sisse panna, siis oli see, et esimese pumpamisega korra tuli vedelik välja ja siis enam ei teinud midagi, põhimõtteliselt hakkas vedelik seal edasi-tagasi sees liikuma ja no ei tulnud. Siis proovisin vaakumiga tõmmata, ehk siis panin, vahet pole, kus see on mul see vaakumiseen, paned otsa õhu külge, siis ta imeb vedeliku välja. Ei töödanud, ei tulnud vedelikku. Jamasin siin ikka mitmeid tunde, proovisin kõike siin, et mis siin on. Võtsin voolikud lahti, puhusin õhuga kõik läbi, et äkki on kuskil mingi asi ees, mustus või midagi. Peksin neid kõiki, siin näha ka, et uued seibid mõlemal pool pandud. Igades neid siin vaikselt toksisin, et mullid üles liiguksid. Siis proovisin tagurpidi õhutamist süstlaga alt sisse, ülevalt vedelik välja.
ei toiminud mitte midagi, mõtlesin, et õhk on sees terve aeg, aga ei töötanud see. Ja nüüd on ta mul siin seisnud, ma ju tõmbasin õhtuks selle nippariga kinni siia ja siin on näha, et siin on väike mull otsa tekkinud. Lõpuks ma mõtlesingi, et kui nüüd see öö läbi seismine siin aita, et mullid üles liiguvad õhk, siis arvatavasti on siin silinder läbi. Ja tundub, et on. Nüüd mõtlen, kas ma võtan võib-olla selle lahti ja vaatan, äkki mul on, kui see käib lihtsalt mingi oorõngas, siis ma panen selle siia, vaatab, kas saab korda, kuna on pühapäev, siis saab selle ära testida. Et kolvid nagu ka liikusid ja tahavad liikuda, on näha, et need proovivad liikuda, aga ei teki seda siia võimalust neile lihtsalt. Ja siis ma avastasin siin tööde käigus, et siin oli roosta siuke jutleks. Ja siin oli mõra sees raamis siiamaani siis. Ja mul on mingid klipid ka sellest. Põhimõtteliselt ma panengi praegu selle klipi tööle, kus ma siis selle koha ära tegin. Ja siis räägin. Shorty a dancer with her OnlyFans, got her bands up. She independent, got a lamb truck, don't need no man, but I'll man up for that. Ooh, put it on camera, she a freak, nothing I can't handle. When I'm pulling up in that Phantom, I got a wetter than Niagara. I'm a dog, I'm with the leash, ain't no one holding me back, I'm a beast. Showing them all, fucking my teeth, none of them with me in these streets. Ooh, Sky Bree hit me in my DMs. I've been trying to meet up and see ya. I can fly you out to Abu Dhabi with a bad bitch look like Sky Bree. Beside me in the Phantom off that yeah Abu Dhabi with a bad bitch look like Sky Bree. Right beside me in the Phantom off that yeah Abu Dhabi with a bad bitch look like Sky Bree. Right beside me in the Phantom off that yeah Abu Dhabi with a bad. Ega nii oligi, siin väga palju filmida ei saanud, sest et sädemeid lendas siin ekraani poole või selle kaamera poole, igale poole. Aga keevitatud ta sai. Algul ei tulnud kõige ilusam keevitus. Ma ei saanud siin seda sätteid paika ilust ja värki. Ma olen mingis osas rääkinud ka, et see keevitus ei ole kõige parem, sest et sellega ei saanud normaalselt keevitada. Aga saab väga hästi keevitada, kui elekter on normaalne. Et seal Alde garaažis, kui ma keevitama hakkasin sellega, siis hakkasid tuled virvendama ja seal see vool ei olnud kõige parem. Et siis ei olnud nii mõnus keevitada. Aga siin täitsa okei. Sain enam-vähem lõpuks mingit sätted paika, siis sain siin selle juti ilust ära tõmmata siia. Aga siit ei olnud kõige ilusam. Ja siis siit ma lasin veel käsiviiliga kõik puhtaks, et saaks enam-vähem siukse normaalse jõnksu siia tagasi. Aga keevitatud sai, õnneks ei olnud alumiiniumraam, nii et idekas. Uutel nendel Yamaha Phaser FZ6-tel, mis iganes aasta 2007, neil on alumiiniumraam ja neil on tüüpviga see, et neil tekivad kuskile, ma ei mäleta kuhu, kas siia niimoodi või kuskile tekivad mõrad sisse. Et siin ma ei tea, miks siin on see tekkinud, teisel pool on ilus. Kus ma siit möön saan, mul on kaamera jalg seal. Et siin pole midagi, põhimõtteliselt ta tuligi siis kuskilt siit. Ei tea, mis tehtud on, kõvasti hüpatud äkki või lihtsalt midagi ei tea. Keevitatud sai, nüüd ongi plaan see, et värviks äkki siit maalt mingi värviga mingi hetk ära. Ja teiselt poolt samamoodi, kui mustaks näiteks teeb, siis on siuke, normaalne koht, mida teha. Ja jääb samasugune. Aga jah, midagi siin erilist ei ole. Võib-olla peaksin natuke pahteldama või kuidagi siledamaks saama, aga vaatab, kas sellel mõtet on, ma ei tea. Ja praegu siis siuke seis, et järjest ikkagi mõndade asjadega tuleb tööd juurde, saaks pidurid korda siis, ja selle koha värvitud, siis ju oleks tegelikult täitsa okei. Aga jah, ma lasen ratta alla ja võtan selle master või peasilindri siis lammutan ära.
No nii, peasilindri käest ja ei tulnud see kergelt, sest et see Bolt ei tulnud lahti. Ja proovisin siia mutreid algul otsa panna, ei saanud hakkama, siis panin ikkagi Bolti sain natuke paremini keevitada. Nüüd on see teema, et mul on seda vaja hiljem kasutada. Et eks ma siin lõikangi ta otsast ära ja ma proovin keevitada siia lihtsalt mutri otsa. Et siis mõtlen, äkki siuke asi. Või siis tegelikult on mul üks teema veel, mis siin on, mida ma nüüd näitan, mida ma unustasin enne näita. See on nüüd see membraan siis, mis käib siia support või selle peasilindri, selle topsiku sisse. See on nagu mingi 10 korda suurem. Kui siit, ütleme siit saaks peale, siis ma ei tea, see ei lähe. Miks need punni lähevad? Kas sellest, et nad imevad siis ikkagi nii palju vedelikku sisse aja jooksul lähevad punni, sest ma arvasin, äkki see ei ole õige see üldse, et mingi suvaline on pandud. Aga piltide järgi võiks siis öelda, et see on ikkagi sama. Selles mõttes, et originaalis on ka, siin on siuksed kohad sees ja ta võiks nagu täitsa okei asi olla. Aga lihtsalt, kas ta on siis aja jooksul nii punni läinud või mis teema on, et see on vaja uus tellida. Ja äkki saab ka Bolti siis kohe tellida, et võtab uue Bolti ka. Siis oleks idekas. Ja peasilinder on ka laiali, ega seda ka nüüd mega kerge lahti ei ole teha, aga saab. Viimane see, mis ongi siia, see on see, siin otsas oli see siis ja see oli mutri kinni. Et selle, õnneks on siin siuksed kohad, mida saab siis, siin on, no, et siin on siuke sälk sees ja siinpool, siis ma sain selle otsa panna krustangide vahele ja võtmega lahti mutri ja siis juba tuli kergelt. Et sellega on hästi ja miks, kus see viga on? Viga on vot siin on väike auk sees ja siin on ka midagi hakkab, kas juba tekib või on. Jah, siin on ka auk sees, et jah, see on siis, kus ta käib. Ma ei saa näidata nüüd. Igatahes ta käibki siia peale. Ops, tuleb siia niimoodi. Ja siis selle all on siis stopperrõngas ja kõik ülejäänud mehhanism, mis hoiab. Et siin on ka veel tegelikult tihendeid, aga need ei hoia seda, siin on vedelik sees ikkagi, siit saab õhku kätte. Et jah, selles on siin viga siis. Räpane asjad siin on, et uut remontkomplekti on vaja, pole midagi. See on õnneks kerge saada, et selle tellib ära ja saab juba homme, ülehomme kätte. Ehk siis sellega on praegu hästi, siin pole rohkem midagi teha. Et tellime asja ära ja saame edasi toimetada. Vot nii kerge ongi. Nii, uued plaanid. Mees tuli siia ja ütles, et miks me ei kasuta mingi teise ratta seda peasilindrit. Sest et mul on neid räigelt üle ju. Ja ma ei pea siia, ma tellin ta ikkagi ära selle siia ja Bolti äkki. Et saab mingi aeg tagasi panna. Aga ma sain Hornetiga kaasa räiget juppa. Mul on see peasilinder kohe võtta. Algul mõtlesin, äkki paneks siis juba selle siduri eebli ka kohe Horneti oma. Et siis kui tellida eeblit, siis saab siia ilusad eeblit korraga. Aga Raiko arvas, et paneb selle külge ajutiselt, teeb pidurit korda, saab sõitma asjad ja siis hiljem läheb originaaljupid külge, et oleks kõik õige ikkagi. Ja nii kerge ongi. Ehk siis praegu aretab selle külge, midagi aretada ei ole, siis siia peaks kõik lihtsalt istuma külge. See on lihtsalt teise nurga all. Siin on otsas ja siin on ta külje peal. Aga see annab siit nii palju mängima küll, et äkki saab külge panna. Vot, lepo! Me tegime nüüd siis pidurid ära. Sinna keegi tarkpea on pannud sinna pidurile peegli sellele helikolli sisse ja see on õige pidi pöördega loomulikult, nii et peeglist sinna ei saanud praegu.
Siis pidur ka nüüd idekas ei ole, sai siin enam-vähem midagi tehtud, aga kuidagi imelik on veel. Seda vaatab kunagi hiljem. Läheb sõidab ja vaatab. Kui vastu seina sõidan, siis ei töötanud. Kui ei sõida, siis täitsa hea pidur. Ja siis panime tööle niisama pulli pärast. Aku panin peale. Aku tundub väga lahja, kuigi näitas 13 volti midagi, aga siis Raiko arvas, et äkki mahutavust lihtsalt ei ole. Et volti hoiab, aga mahutavus on otsas. Ja siis avastasime siit korralikult lekkeid. Või ühe lekke. Ja hakkasime seda tegema. Mõtlesime, et äkki lekib siis sealt ülevalt, kus tihendid on. Aga siin on siukseid, kus mu lamp on. Siin paistab natukene valgust igalt pool läbi. Ja siis oleks siin vaja teha. Ja natuke prooviks äkki ilusamaks seda äärt saada. Siis siuke võiks olla. Ta läheb ikka see vastu ka, siis see flant sinna või peale. Nii heaks ma arvan ei saa, aga midagi siin peab keevitama, et ta lekib praegu. Ja siin keegi on ilusat keevitustööd veel teinud siin ja kuskil otsa sõitnud. Siis siin on näha, et siin on väike leke, selle keevitab ära ja vaatab veel üle. Et jah, üks asi viib teiseni ja nii see läheb siin, et teeme praegu sumpsi siis ja siis vaatame, äkki leiame veel midagi huvitavat. Raiko siin määris ja puhastas ja tegi polte heaks ja põhimõtteliselt oligi, kui me hakkasime siin seda lahti tegema, siis olid kõik, üks polt oli kinni. Tikkpoldi, see mutter oli ainult kinni seal, teised olid näputugevusega. Siis mõtlesimegi, et pääseme kergelt, et äkki ei hakka kohe uusi neid tihendisse panema, et paneme natuke summuti pastati uuesti kokku tagasi. Aga jah, läks nagu läks, et on vaja keevitada. Ja siis summuti pastaga kinni ja normaalselt kinni. Vot nii see elu käib. Ja sai siin sumps keevitatud. Kõige ilusamad jäänud nagu ikka need keevitused, sest et kui kõik on nii roostes, siis ma ei saa siit igalt poolt puhtaks ka, osades kohtades korralikult mingid mäed püsti ja keevitusega ikka, siis ma ei saa neid sätted õigesti paika ja siis ma ei saa alati kõik ilusamad. Siin oli ka väga vastik, siin tuli auk sisse ja siis oli vaja siin jah, ta ei hakka ilusti keevitama. Aga vahet ei ole, see ei ole tähtis, sest nagu näha, siis siin sumpsil ei ole mitte midagi ilusat, et siin on nagunii samamoodi juba keevitatud. Ja lasin siit sees poolt ümberringi ka ära siis, et mitte ümberringi, aga siuksed kohad, kus oli vaja, et kus oli näha, et valgus passab läbi ja siis sai heaks. Et siia lasin suure siukse rivi juurde. Et ma ei tahtnud väljapoolt keevitada, sest et see on kõige lollim tegu üldse, mida teha saab. Kui võimalik, siis alati sees poolt, sest siis jääb see välimine ring jääb puhtaks ja siukse kujuga, nagu ta jääma peab, et siit sirge. Siin ma natuke relakaga juba lasin ära, siit ma ei saa väga lasta, ma arvan, ma teen käsiviiliga, viilin siin pärast ära, kui see ratta küljes on ja äkki saab paremaks. Samas ma ei tea, kas ma tahan seda ratta küljes teha, sest siis on ka halb, ruumi võib-olla ei ole, aga samas siin, küll saab, midagi mõtlen välja sellega ja siin veel oli siin ka korralik, kus on jah, siin samas, siin on ka korralik siuke linnupesa, aga see oli nii õhuke koht, siis ma pidingi lihtsalt hakkama taitsma, aga sealt lekkis korralikult. Natuke saab ikka paremaks, vähem seda. Tegelikult, kui ma jätan selle endale, siis võiks ideaalis võtta äkki dominaatori kohe kollektori ja siis, mis läheb äkki 2-1, et läheb 2-1 toruks ja siis jääb paremale küljele minu meelest jäi see pütsis ainult. Saab ka, mis läheb 2-2, on nüüd, nii nagu praegu on, siis mõlemale pooled lähevad pütid, aga 2-1 vist on odavam ka see kollektor, et vaatame, mõtleme, kõik tahab raha ei ole ja nii see elu läheb, et see tahaks veel, kui ratas jääb mulle, siis ma kindlasti tahaks ja panna kukkumisraua ümber, et oleks kõik ilus ja siis nagu kessuvennad kindlasti need spotlightid siia külje peale mõlemale poole nagu ja need kogu aeg põlevad, need on kõige eredamad ja kui sa sõidad linnas, siis need kogu aeg põlevad ja see on lihtsalt pime. Sa ei näe mitte midagi, sest et
kui sa vastu sõidad. Aga noh, ma tahan ka bemmi mees olla, ma tahan õige kessu mees olla, kui ma ikka siukse rattaga sõidan. Et siis peab olema, see on kindel üks asi, mis on vaja, raamid ja need spotlightid, mis on ümmargused tuled siis. Ja neil ei ole mingit valgusvihku, nad teevad lihtsalt ringi sulle, kõige eredama ringi. Ja siis sõidad nagu pimedas, kui sa vaatad autotuledesse, kes sõidavad sulle vastu, siis lihtsalt pimestatud ja sul on valged ringid kogu aeg silmes. See on nagu idekas, hästi ohutu, hästi mõnus ja kõik on hea. Oot. Aga mis nüüd? Nüüd jah, eile Raiko puhastas ära siin asjad, hõlitas ära mul rooste surmaga need poldid, mutrid. Nüüd saab, ma tegin siit ka pealt puhtaks juba traatarega need pinnad. Nüüd panen kergelt siia seda pastat, summuti pastat ja viskame ta külge tagasi. Nii kerge ongi. Mis ma nüüd räägin siin siis? Ma värvisin ära selle koha. See on natukene, see must jääb siia natukene võrgeana, aga ma ei viitsi poodi sõita, et osta mingisugust halli värvi ja loota, et siis see parem oleks. Ma ei taha aega raisata selle peale. Igatahes 3 kihti värvi ja 3 kihti lakki läks ja see glossi lakk, mis ei ole siis, ta ei ole nüüd päris kõigel läikiv, on ta siuke kergelt läikiv siis. Aga jah, siuke ta jäi. Panin siit kokku ära ja Sumpson on ju koos, seda ma rääkisin vist juba, võib-olla ei rääkinud, igatahes jah, siin on kõik koos. Sumpsil polnud seal midagi rohkem, põhjakaitse külge ja oli korras. Siis lasin ratta alla, pumpasin veel korra pidurid läbi. Natuke on pidurid imelikud, aga samas nad võib-olla olid ennem ka siuksed natuke pehmed. Ma jätan igaks juhuks nüüd ööseks veel pingesse, äkki siit tuleb molli välja. Kuigi süsteem on ise suht korras, alt küll ei tule saa enam õhku kätte. Et jah, jääb niimoodi pingesse praegu, lastasin seisab öö läbi. Muidu ta on siuke okei, et ta tundub, et ikka võtab. Aga jah, praegu ma käima teda ei saa panna, sest et aku on tühi. Või no mitte tühi, aga aku on lihtsalt nii lahja, et ta ei jõua. No tahtsin küll korra panna, võib siin proovida, tahtsin korra panna, et saaks lihtsalt sumpsi soojaks, aga no, praegu läks väga hästi. Ma ei tea miks, ennem proovisin korra, siis ei näinud. No väga hea, igatahes ratas käib, lastes töötab, toorest mul praegu peal ei ole, siis ta on vaba. Paneme toore ka ja no. Ja las ta käib soojaks siin, siis peaks ukse lahti tegema siin, muidu hakkab haisema. Aga no, ratas käib, ma ei tea, miks praegu nii hästi läks. Enne ma proovisin, siis aku nagu mahutas nii 0. Aga jah, praegu las ta käib mul soojaks natuke ja ma rohkem ei filmi. Põhimõtteliselt ma peangi siia tellima, ikkagi juua aku tellin ära. Ja membraani tellisin ära sellele piduritopsikule. Ja remontkomplekt on ka vaja tellida siis silindrile. Siis saab jälle kokku, aga enne ma loodan, ma käin siin see nädal korra sõitmas ka, kui lähevad ilmad ilusaks. Praegu on siuke vesine ilm, vihmane. Vot, aga see müristab siin nii kõvasti, nii et ma teen mitte midagi. Nii, ma lasin nüüd siin sumpsi soojaks käia, et see summuti pasta ka paremini ära kivistuks. Ja lekkeid ei tundnud praegu olevat mitte kuskil, et siit ülejalt peab ja noh, ülejäänud kohad, kus nüüd augud kinni sai pandud. Need ma ei kontrollinud, sest et ma ei viitsinud ja pole tähtis ka. Põhiline, et siit
on nüüd vaikus ja see on hea. Äkki on siin starter ikkagi siis lahja. Kuigi ma ei usu, et see starterist on, sest et kui ma panin Horneti aku peale, see kohe ketrab täiega ja täiega normaalselt. Aga see, et praegu ta niimoodi läks, ma ei tea, mis see on. Igatahes vaatame, jälgime. Ma nagunii teelin uue aku ära, vahet ei ole, mis on, sest et ma tean, et teiste akudega lihtsalt ta käivitub nii palju normaalsemalt ja nii kohe nagu hakkab järgi vedama korralikult mootorit ringi. Nii et pigem ma arvan, et lihtsalt ongi see aku mahutuse värk. Et aku on otsas omadega. Ja kergem kohe uus aku panna, siis ei teki probleeme, et kuskil käid tankimas, sured ratta välja ja enam käima ei lähe, et siuke asi mõteta. Et uus aku, remontkomplekt, siis saab vahepeal juba siit kõik kokku laduda ja siis lihtsalt ongi nädal aega seda oodata. Ja see maksis 10 €. Ma ei ostnud seda loogiliselt ju. Ma lähen ostan lihtsalt siukse poldi, kus on see osa. Siukse poldi müüakse, et ma ei hakka raiskama 10 € poldi peale, mille ma saan kuskilt depost 10 sendiga. Äkki. Vot, aga jah, siin võtan poldi kaasa, lähen poodi ja küll ma midagi sealt ikka saan. Aga praegu on nii, järgmine hetk äkki on aku olemas, laome kokku selle, lähme sõidame, teeme tõesti sõidu väikse ja siis on hästi ju. Vot nii, aga davai, praegu on väike üleminek uuele klipile siis. Ja uus klipp on siin on meie aku ja aku läheb peale nüüd. Aku peale, kõik plastikud, kõik asjad lähevad tagasi, kondlid siin paika ja siis on ratas valmis praeguseks. Ma sain ka remontkomplekti kätte, aga selle ma panen siin maas kokku mingi aeg ja siis on ainult seda tihendit või seda membraani oodata. Jah, loodame, et uuest akust on kasu, kui ei ole, siis on starter, aga kui ei ole, siis on starter ja starter ei ole, aga starter on korras. Nii et paneme kokku ära. Ja, uus aku peal. Tõehetk on käes. Kas läheb või ei lähe? Idekas. See läheb ju kohe, jah. Nii et aku on surnud. Volti näitab, aga mahutavasti ei ole. Nii et nüüd on kokku ära ja pidu. Korras, täiesti kokku laotud, kondlid on küljes, kõik on ideaalne, midagi probleemi pole. Ja nii ongi. Ja jah, kõik sai külge, panin mõnda kohta uued need vastused, kummijunnid, mis see vastu läksid. Istmele panime siin, ei olnud takkeriba, see käib eriti imelikult takkega kinni. Siin on üks pool olemas, paagi küljes pole enam. Ja see läheb nüüd siia pidama ilusti. Ja teise poole ka. Siis tegime keti pingutus ära. Kett on nüüd idekas ja kett sai puhastatud ka. Nüüd on nagu uus kett. No. Jumala hea. Vot, aga mul saab kohe aku tühjaks. Nii et ratas on valmis. Ma proovin sõitma sellega minna millalgi ja äkki siis teeb uue video, kus sõitma läheb ja teeb müügipildid ja asjad. Voti, davai, tšau siis!